Tere hommikust, ma väga tänan selle kutse eest siia. See on mulle isiklikult väga oluline teema ja mul on väga hea meel, et ma saan sellest rääkida. See on üks kõige olulisemaid teemasid, kui ma üldse mõtlen, millega Eesti riik peaks tegelema. Ja vabandust, et tervituse eest, härra minister, suursaadikud ja kolleegid, sõbrad ja head eestimaalased, kõik, kes te elate Eestis, mul on väga hea meel, et Eestis elab teiste rahvuste esindajaid ja ma arvan, et see on andnud meile väga palju rikkust ja ka arusaama, et Eesti on üks hea koht, kus elada. See on märk sellest, et siin on väga hea elada, kui siia tullakse ka mujalt. Et see ei ole paratamatus, et me oleme siia sündinud ja me peame siin elama. Ja miks see nii oluline teema on, millest ma räägin? Ma räägin probleemidest seoses identiteedi ja integratsiooniga ja natukene üritan ka mõõdikutega mõõta, millele Rein Lang viitas, et integratsioon on mõõdetamatu, ma siiski üritan natukene mõõta ja rääkida sellest, kuidas see on võimalik. Räägin Eestis elavate inimeste, erinevate inimeste etnilisest ja riigi identiteedist, sellest, kuidas need omavahel seotud on ja võimalikest lahendustest, mis ei ole kindlasti ainsad. Mis on need probleemid minu arust, ilmselgelt subjektiivselt nähtuna Eesti probleemid? Esimene on see, et Eesti on suuresti kakskultuuriline. Me räägime mitmekultuurilisusest, me räägime sellest, et meil on 100 kultuuri või rohkem kui 100 kultuuri esindajad Eestis. Samas tegelikult meil on väga palju vastandust kahe suure grupi vahel ja vastanduvad mitte ainult kultuurid, vaid ka vastanduvad tegelikult riikide poliitikad, aga vastandlikena nähakse ka kultuure, millest on hästi kahju. Lähedasi kontakte Eesti inimestel teiste kultuuridega tegelikult ei ole väga palju. Integratsiooni monitooring on seda mõõtnud ja on väga selge, et mida rohkem kontakte, seda positiivsemad on arvamused üksteise suhtes. Neid kontakte on kahjuks, isiklikke kontakte on vähe. Me kohtume trammis, me kohtume poes, aga me ei kohtu kohvikus, kodus, õhtusöögi ajal. Me ei räägi isiklikult teiste kultuuridega. Ei saa öelda, et üldse ei räägi, eks ole. Ja see seostub otseselt negatiivsete hoiakutega. Probleem on selles, et me ei pea sallivuse vähesust Eestis probleemiks. Kui mõõta sallivust ja võrrelda teiste Euroopa riikidega, siis Eestis on seda peaaegu et kõige vähem, aga me ei tunnista seda, et see oleks probleem. Me arvame, et kui me sallime rohkem, siis me peame millestki loobuma, me peame oma kultuurist loobuma. Minu väide on, et see ei ole nii kindlasti mitte. Mis on minu arust probleem, on see, et meil puudub ühine arusaam riigi identiteedist. Eestlastel on väga selge arusaam riigi identiteedist, see on väga tugevalt seotud etnilise identiteediga. Eestlase riigi identiteet tähendab seda, et see on ka eesti keele rääkimine, see on eesti kultuurist osa saamine, see on laulupeol käimine, see ongi Eesti riigi identiteet. On ka neid, kes laulupeol võib-olla ei käi, kes käivad mingi teises keeles laulavad ja nendel on väga raske sinna riigi identiteedi alla mahtuda. Etniline identiteet on väärtustatud enam nii eestlaste puhul kui teiste rahvuste puhul ja alati ei nähta väga lihtsat seost nende kahe identiteedi vahel. Siin on küsimärkidega väide. Me alustasime oma uuringut sellise väitega sisuliselt, et eestluse piirid on kitsad, eestlaseks on raske saada, mis on väga tore muidugi, et on midagi, mis on nii väärtuslikku, milleks on raske saada. Ja et eestlaseks olemist ei peeta lihtsalt jagatavaks, et ei ole korraga võimalik olla venelane ja eestlane. Ma olen seda väga paljude inimeste käest küsinud, kas saab olla korraga venelane ja eestlane, ja ka minu jaoks selline muster eestlase ja venelase näidis nagu Igor Kotjuh, eesti-vene luuletaja ja kirjanik, ütles, et kui öelda korraga, et sa oled eestlane ja venelane, siis hakatakse naerma. See on selline irooniline märkus, et tegelikult on väga raske olla korraga. Ja meie küsitluses, kus oli umbes 2000 vastajat, ma hindan, et umbes 10 inimest ütles enda kohta, et ta on korraga eestlane ja venelane. Väga väike hulk. Aga siin on küsimärgid, ma näitan teile kohe arve, mis ütlevad, et hoiakulisel tasandil on tegelikult see natuke teisiti, et inimesed on valmis seda aktsepteerima. Ja mis on eriti kurb on see, et mitmekultuurilisus on muutunud sõimusõnaks. Kes iganes on kirjutanud ajakirjanduses midagi mitmekultuurilisuse toetuseks, see tõenäoliselt teab, et kommentaarides see, mis ta vastu saab, on väga negatiivne. Mina ei loe tavaliselt ajalehtede kommentaare, aga see ei ole ilus, mis seal öeldakse sulle vastu. Ja selles nähakse oma kultuuris loobumist, natuke seoses tolerantsusega sama teema. Ma natukene toon mõned näited, miks ma nii väidan, mis on need probleemid, miks ma nii ütlen, et need on need probleemid.
Riigi identiteeti on vähe, siin on mõned tsitaadid nii eestlastelt kui Eesti venelastelt. Üks Eesti vanem mees siis Lõuna-Eestist ütleb sellise asja kohta, et kas on võimalik tunda ühtekuuluvust teiste etniliste gruppidega Eestis? Vastab, ma arvan, et see ei ole võimalik. Iga hunt vaatab oma metsa poole ja mis rahvusest sa oled, selle metsa poole sa vaatad. See on üks probleem, on see, et okei, las nad elavad, aga ühtekuuluvust me ei tunne. Teine probleem on selline regionaalne identiteet, mis kapseldub endasse ja mis ei ole suure riigi osa. Kui eestlased tunnevad ennast võrokeste, tartlaste või setodena, siis nad tunnevad ennast samal ajal ka eestlastena. Kui venelane tunneb ennast idavirumaalasena, siis ta kahjuks ennast Eestit selles ei näe. Ta ütleb, et siin Ida-Virumaal käivad asjad nii, kui ma Eestisse lähen, siis on asjad teisiti. Et see piir jookseb sealt kuskilt Ida-Virumaa maakonna piirilt. Ja väide siis selline, et ma elan Ida-Virumaal ja loen seda oma kodumaaks ja tunnen ühtekuuluvust kõigi inimestega, kes siin elavad. Et see ei ole ka etniline kuuluvus, aga see ei ole kindlasti selline lai Eesti riigiga ühtsustunne. Või siis väga tüüpiline vastus, üks vanem naine just Ida-Virumaalt, kus me arvasime üks vanem Eesti naine, kes siis ütleb niimoodi, et kultuur ei ühenda, keel ei ühenda, arusaamised ei ühenda, miski tegelikult ei ühenda. Ma ei ütle, et ei, nad ei meeldi mulle, kui nad mind häiriksid, aga nad ei häiri. Seega ma ei saa öelda midagi. Vanemad inimesed, kes siin on, väga meeldivad, aga mis mind nendega ühendab, seda ma ei oska öelda. Üks väga tüüpiline suhtumine, et ei häiri ka, aga miski ei seo ka. Ja minu jaoks on seda vähe. Me võime öelda, et me võime niimoodi elada kõrvuti, et me ei häiri üksteist, aga me ei taha ka üksteisega suhelda, aga minu arust ei ole seda piisavalt riigi identiteediks siis. Eestlaseks olemise jagamine, mida ma väitsin siis küsimärkidega, et kas seda on inimesed valmis tegema või mitte. Me küsisime 2 asja. Kas eestlane võib olla keegi, kes ei valda eesti keelt, aga tahab ise olla eestlane? Ja nagu te näete, siis eestlased ütlevad selle kohta rohkem jah, need on nüüd jah-vastuste protsendid siin. Eestlased ütlevad selle kohta rohkem jah kui venelased. Ja Eesti venelased, me siin jagasime ka, ma vist unustasin ütlemata, et selles uuringus on Eestis elavad vähemused, siis jagunevad suuresti, seal on ka muidugi ukrainlasi, poolakaid, valgevenelasi, kõiki teisi, aga need grupid, keda ma siin välja toon, on need inimesed, kes ütlevad enda kohta venelane, neid on umbes 2/3 ja umbes 1/3 on neid, kes ütlevad enda kohta Eesti venelane. Ja need on väga selgelt erinevad grupid. Need on mõlemad venekeelsed grupid, mõlemad venekeelsed vastajad, aga oma hoiakutelt, oma enesemääratluselt, oma riigi identiteedilt väga erinevad grupid. Nii et on võimalik olla eestlane ilma rääkimata eesti keelt, vähemasti poolte inimeste arvates Eestis. Ja teine on see, et kas on korraga võimalik mitmesse gruppi kuuluda, peaaegu 100% ehk siis üle 90% Eesti venelastest arvab nii, sest nad ise on just täpselt sellised, kes kuuluvad mitmesse gruppi. Venelastest ja eestlastest on seda väga sarnane protsent, kes ütleb, et umbes 70% on siis neid, kes ütlevad, et jah, korraga on võimalik sisuliselt olla eestlane ja venelane. Miks seda reaalsuses ei ole, seda on järgmine küsimus. Ja eestlaseks olemise jagamine siin on üks Eesti naine, üks noorem Eesti naine, kes ütleb, et kõige olulisem on see, et inimene peab ennast eestlaseks. Ja see on nüüd see koht tegelikult, kus väga paljud eestlased järgmisena ütlevad, aga ega venelased ei tahagi ennast eestlaseks pidada. Ja venelased ütlevad selle kohta, aga nad ju ei taha meid. Me ei ole oodatud. Ja siin ma ütleksin, et potentsiaal on olemas, et me võiksime ennast nimetada kõik eestlasteks, ka suure tähega eestlasteks, võib-olla viidates Eesti riigile, mitte etnilisele kuuluvusele. Aga miskipärast on sellised vastastikused hoiakud, et nemad ju ei taha meid ja teised ütlevad, et ka nemad ei taha ju meiega mängida. Ja teised ütlevad, et aga nemad ei taha ka meiega mängida. Siis ma väitsin, et integratsiooni tõlgendatakse kui assimilatsiooni ja see on nüüd see koht, kus Rein Lang ütleb, et seda ei saa mõõta. Ja siin me natukene oleme püüdnud ka seda mõõta. Miks ma niimoodi väidan, on see, et on 3 sellist laias laastus 3 suurt akulturatsiooniteooriat. Ja integratsioon on siis üks akulturatsiooni viisidest. Ja see on see, mis on Eesti inimeste peades. On see, et korraga saab kuuluda ühte kultuuri. Kas ma olen ühes või ma olen teises ja kui ma olen seal vahepeal, siis ma ei ole õieti kuskil ja ma pean kuskile suunas liikuma. Kui ma olen venelane ja kui ma nüüd õpin ära eesti keele ja minu laps käib Eesti koolis, siis see tähendab seda, et ma olen nüüd vähem venelane. Et selline arusaam on inimeste peades. Meie lõimumiskava ütleb väga selgelt, lähtub 2-dimensionaalsest akulturatsiooniteooriast, ütleb väga selgelt, korraga on võimalik olla nii eestlane kui venelane. Kui sa integreerud, siis see tähendab seda, et sinu oma identiteedi säilitamine on väärtus ja sa tahad luua sidemeid teiste gruppidega, mis ei ole see, et kas üks või teine, vaid et jah, vastused on võimalikud.
Ja siin on üks näide, see nüüd ei ole kahjuks küll Eestist näide, aga see on üks Rootsi eestlase näide, kelle ema on rootslane ja isa on eestlane ja kes ütles siis oma identiteedi kohta niimoodi. Kui ma noorem olin, siis ma ütlesin alati, kui keegi küsis, et ma olen eestlane. Kuna isa ütles, et sa ei ole üldse rootslane, et sa oled eestlane, siis ma tundsin, et ma pean valima, aga seda mul ei ole ju tarvis teha. Nooremana ma tundsin, et see oli nagu mingi identiteedikriis, et kas ma olen rootslane või eestlane. Kui ma olin 15, siis ma sain aru, et see on okei, ma võin olla mõlemad. Ma olen päris kindel, see on nüüd näide väliseestlasest, ma olen päris kindel, et samasugune diskussioon võib väga paljudes eesti-vene kodudes ka toimuda, kus vanemad ütlevad, et ei, sa ei saa olla korraga eestlane ja venelane, sa pead valima. Üks 3. klassi õpetaja, kes õpetab lapsi, vene lapsi, nii-öelda keelekümbluse või Eesti sellise estika programmi alusel, küsis mulle, et 3. klassi lapsed ütlevad, et me oleme nüüd eestlased. Mis ma pean neile vastama? Kas ma pean neile ütlema, et jah, muidugi te olete eestlased, või kui neil on kodus vene vanemad, siis ma pean ütlema, et ei, te ei saa olla eestlased, sest et teie vanemad on venelased. Ja kui õpetaja nüüd kinnitab, et te olete eestlased, siis te lähete oma vanemate identiteediga vastuollu. Minu jaoks on ainuõige vastus siin, et jah, te võite olla korraga eestlased ja venelased, aga selle peale ei tule väga paljud õpetajad, rääkimata sellest, et väga paljud lapsevanemad tuleksid selle peale. Ja mis meid ühendab, kui nende teemadega vaadata, et millele peaks rõhutama, kui me tahame ühisosa otsida, on see, et taas need arusaamad mitmekultuurilisusest, nii-öelda tunnustamine, isegi kas see meeldib, on teine teema, on see, et Eestis elavad erinevad etnilised grupid. Et korraga saab olla eestlane ja eurooplane, me võiksime leida ka seda, et meie integratsioon toimub nii-öelda üle Euroopa, et eurooplaseks olemine on see, mis meid seob. Rahulolu Eesti inimeste saavutuste üle, Eesti kui väikse ja eduka riigi üle, seotustunne Eesti maa ja loodusega. Probleemsemad teemad on Eesti kodaniku teema, Eesti pühade tähistamine, ja mis meid lahutab? Ajalugu, keel, muusika, Eesti lipp, kõige erinevamad arvamused olid eestlastel ja eesti-venelastel Eesti lipu üle, uhkustunde selle üle. Ja need on need teemad, mis on tegelikult kõige rohkem pildil, kui me räägime Eesti riigi identiteedist. Ja need on nüüd need, mis meid kõige rohkem lahutavad tegelikult. Et siin on, ma arvan, mõtlemise koht, et kui me tahame ühist identiteeti, siis mis on see tee, mida kaudu peaks seda looma. Mis on positiivne uudis, on see, et etniline ja riigi identiteet ei ole ühelgi grupil Eestis vastandlikud. Ei tähenda seda, et ma olen rohkem venelane, siis see tähendab seda, et ma olen vähem eestlane. Ta on kas neutraalne või positiivne. Eesti venelastel on see seos isegi positiivne. Mitmekultuurilise identiteediga on venelastel väga tugev seos, et see on see tee, kus venelastel, kui me seda näeme Eesti riigi identiteedi osana, siis see on see ilmselt see tee, kus venelastel tekib see seotus Eesti riigiga, kui see on ka Eesti riigi ametlik poliitika, et see on see viis, kuidas olla Eesti riigiga seotud. Eestlastel on seal nii-öelda korrelatsioon 0, mis tähendab ka seda, et see ei vastandu, aga ei ole positiivselt seotud. Mõned asjad siis kokkuvõtteks, aeg on vist ka kohe läbi. Me peaksime püüdma leida need ühisosad Eesti riigi identiteedis, mis on, ütleme nii, et me mitte ühtegi väidet meie riigi identiteedi skaalas ei olnud sellist, mida kõik grupid ühtemoodi oleksid toetanud. Kõikides asjades me arvame erinevalt. Mida me peaksime tegema, on tõenäoliselt see, et leida need teemad, kus meil on vastuolusid kõige vähem ja alustama nendest seda riigi identiteedi loomist. Ühisosast ma juba rääkisin, mis need on, ja rääkisin ka sellest, et on vajadus olla nii-öelda luua, tunnustada, näidata, et on väga palju tublisid inimesi, kes on just Eesti venelased ja nendest rääkida, mitte rääkida vene nimega jalgpalluritest kui eestlastest ja vene nimega kurjategijatest kui venelastest, vaid rääkida vene nimega jalgpalluritest kui Eesti venelastest ja öelda, et nemad on just venelased, need on need inimesed, kelle üle me peaksime uhked olema. Ja natukene on eestlaste valmisolek identiteeti jagada suurem, kui venelaste valmisolek seda omaks võtta, venelased kardavad rohkem, et neid ei taheta, või eestlane olemine ei ole nende jaoks atraktiivne, kui eestlaste valmisolek seda jagada. Mis on minu jaoks kõige kurvem uudis sellest uuringust oli see, et vene kool ei kasvata tõenäoliselt riigi identiteeti üldse, sest et vene noorte riigi identiteet on nõrgem kui vene vanemate inimeste oma. Ja venelaste eluga rahulolu on oluliselt madalam, seda me teame ka teistest uuringutest ja eluga rahulolu seondub selgelt identiteediga. Siin on küsimus, kumb tuleb enne, kas tugevam identiteet ja seega ka tugevam rahulolu või vastupidi. Kui mul läheb siin hästi, siis ma tunnen ka seotust. Ja viimane. Ega siin ei olegi midagi uut enam. Ma tänan tähelepanu eest. Mul on väga hea meel, et ma sain rääkida omale olulisel teemal.